Tere mu internetisõbrad, täna on 26. detsember ja mõtlen siin endamisi, et ma olen alati öelnud, et üheski autost mingisugust ülevaadet teha, siis sellega peaksid vähemalt sõitma 6 aega. Hea oleks, kui sa sõidaksid 6 kuud, et sa saaksid kogeda nii seda meie Eesti talve, mida küll siin nüüd ei ole, kui ka Eesti suve. Seda autot oleme me juba näinud meie videotest NGC vlogide kujul YouTube'is. Kui te olete TikTokis ja ei tea, millest jutt on, siis oleks ammu üle minna ja subscribe ida YouTube'is. Aga see auto on midagi sellist, et kui ma siin kissitan, siis näeb ta välja nagu 520 diisel. Sest kui sa oleksid täiesti võhiks, nagu see proua näiteks nende RS6 puhul, siis sa tegelikult ei saaks aru, mis auto see on. Sa pead natukene midagi teadma BMW-dest, et saada aru sellest, et see on M5. Sellepärast, et seal taga on küll kirjas M5, aga kui see ära võtta, siis ei saa ju aru. Isegi kui need tiivad ära võtta, siis sa ei saaks enam üldse aru. Sa peaksid olema ikka täielik bemmipede, et teada, et see on M5, sellepärast, et tänapäeval isegi pidurite järgi ei saa otsustada, et ta on M5. Ainukene asi, mis teda üldse reedaks, on katus. Isegi kui see katus ei oleks karbon. Nende autodel on oma kategooria ja see kategooria on supersaloon. Ja F10 puhul ma olin natukene pettunud. Ma absoluutselt jumaldan F10 vägivaldsust ja seda tunnet, kuidas see auto sind üritab tappa. Aga ma ei tundnud, et ta oleks supersaloon peale selle, et ta kuulub sinna kategooriasse. Kapoti all vaatab meile vastu vana hea S63. See, kui vana ja kui hea ta on juba omaette diskussioon ja see jääb mõneks teiseks korraks. Ega siin arhitektuuriliselt väga palju erinevust ei ole. Võib-olla need mootorikatted ja nina ees otsas ka. Aga kui sinna taha vaadata, siis seal on see samasugune voolikute porno, mis oli ka F10. Ligi 600 hobujõudu, 750 väänet on küll ja küll. Aga ega F10 väga palju sellest ei erinenud. Üks asi, mis aga on kindel, ta on supersaloon või supersedaan või pereauto. Siin taga on ruumi küll ja küll. Ma ei ole väga suur mees, aga mahun ära ja see iste on suhteliselt taga, sellepärast, et mul on üks sõber, kelle jaoks istmed peavad olema taga. Aga nagu Bemmile ikka kohane, siis see sisenemine ja väljumine ei ole kunagi mugav. Ja ma võin öelda, et F90-sse sisse minna ja välja tulla on tunduvalt ebamugavam kui F10-s. Ja kuigi see sisenemine ja väljumine, tõesti need on olulised asjad, aga see ei ole see, mille pärast sa selle auto endale peaksid ostma. Ausalt öeldes, kui ma järgi mõtlen, siis ma ei tea mitte ühtegi inimest, kes ostaks endale auto võib-olla selle järgi, et kuidas sellesse siseneda või väljuda. Põhjus, miks sa selle auto ostad, on elamus. Kõik M5 omanikud, kes ostavad nendele autot, eriti M5, otsivad sellest elamust. Ja siin tuleb siuke väike esimene pettumine. Ta on suhteliselt vaikne. Üks asi, mida ma veel täheldasin selle autoga, ma täheldasin seda juba F10-s, aga ma täheldasin eriti selle autoga. Et V8 kapotialune on muutunud nagu diisel tiksumiseks. Ja nagu ma aru saan, siis see on seotud selle otse sisse pritsega, aga mind isiklikult rämedalt häirib see ja ma loodan, et tulevikus me näeme mingeid muudatusi selles. Muidugi ka asi, mille üle nüüd nii väga vinguda, sellepärast, et päeva lõpuks see ju istub sees ja sa tegelikult ei kuule seda. Aga kui me räägime nagu helidest üldiselt, siis ikkagi siiski. Sa tahaksid, et sellel autol oleks tunduvalt rohkem nagu heli, kui ma lähen Sport Plussi. See on juba midagi muud. Aga see ei tähenda seda, et ma ei oleks pettunud. Ma ootasin rohkem. Teate, mis on tõenäoliselt terve selle asja mõte ja iva? Olla tavaline pereauto, mis pakub natukene sõidurõõmu. Ta on äärmiselt mugav. Need istmed on üle pika aja tasemel. Ainukene, mis on perse alus, on natukene kõva. Aga kui me räägime nagu üldiselt, Bemm on tuntud oma istmete puhul sellest, kuidas sa saad seda reguleerida ja panna ja sättida. Ja see on, kui sa sõidad ikkagi pikkasid maasid, siis on äärmiselt oluline, et sul on siin autos on mugav olla ja mõnus sõita. Nagu te kuulete, ta on seest vaikne, ta on tsiviliseeritud. See on auto, millele sa paned vaikselt endale lipsu, paned kaela ja lähed, võtad peale mõne ilusa näitsiku ja viita kuhugi välja sööma. See on auto, millega sa võid minna poodi koos emaga, kui tal on vaja teha oma nädalaseid ostu ja aitad tal ilusasti kõik ostukotid sinna taha panna, sest ruumi siin on. Sellepärast, et ta on
lihtsalt tavaline pereseda. Aga ilma selle plärata ja kärata ja emotsioonideta, ta on ju nagu elektriauto ju. Elektriautodel on kõigil täiesti uskumatu 0-100 aeg. Aga neil puudub see hing. Ja kui see auto on nii vaikne, nagu ta praegult on, siis pole ju seda M5 võlu. Aga klapid lahti, vajutad M-nuppu, lähed vaikselt, nagu homset ei oleks. Ja siis ekslikult vajutad gaasi põhja. Oh shit! Ma tahan seda uuesti teha, what the fuck? Mis asi see on? 4VD Sport. Okei. Seda naeratust ma tahaks öelda rahaga osta ei saa, aga ometigi, kui sa selle auto ostad rahaga, siis sa selle naeratuse saad. Mul said sõnad otsa, ma olen juba selle autoga kiirendanud. Ja see asi peaks olema minu jaoks selge. Need emotsioonid, mis mul sellega tekivad, on asjad, mis nagu on erinev. F10 sa tunned kogu aeg, et su elu on ohus. Sa vajutad talla põhja, sul ratas käib veel 160 peal ka ringi. Sa pead tõesti keskenduma ja süvenema sellesse, mida sa teed, kui sa selle talla põhja vajutad. Siin sa saad lihtsalt nautida seda jõudu, seda tõmmet, seda M5. Aga see auto on ohtlik. F10 puhul sa tead, et see auto üritab sind tappa. Sa tead seda. Seal ei ole isegi mitte mingisugust juttu. Selle auto puhul sul puudub tunnetus. Ja see on see, mis teeb sellest autost väga ohtlikku. Isegi see käiguvahetus, kus ka siin on kuulda klõnks, nagu rattad tõmbavad ennast korraks taha. Ja kui veojõukontroll on täiesti maas, siis need rattad lihtsalt käivad ringi. Trust me, me proovisime seda nelikuga ja sellel on MX Drive, mis tähendab seda, et sa saad selle neliku täiesti välja lülitada ja kõik jõu endal taha ratastele anda. Ja kui see jõud on taga ratastel, siis need rattad lihtsalt käivad ringi väiksemagi gaasipuudutusega. Ja see on üks selline väga negatiivne asi selle auto juures, mis mulle absoluutselt ei meeldi. Gaasitunnetus on väga halb. Ja downshiftide puhul ma korraks tundsin, nagu ma oleksin Impresas. Sellepärast, et kui sul on veojõukontrollid ja kõik asjad on väljas, siis ta tõmbab rattad taga lukku. Kui sa selle autoga ära harjud nende väikeste nüanssidega, siis jääb see emotsioon vähemaks. Tal on esmaemotsioon on täiesti midagi muud. Eriti, kui sa istud kõrval. Ja siin tulebki see aga. BMW puhul on alati olnud juht oluline. See, mida juht kogeb, see, mida juht läbi elab, see, millised emotsioonil juhil tekivad. Ja see auto on natukene liiga audilik. Ta sööb nii palju neid elamusi ja neid emotsioone juhi koha pealt ära. Ma võin väga palju selle auto kohta vinguda. Ilmselgelt on see auto kõikide nende tagasiside summa, mis F10 kohta oli. Ja enamus ajast sa istud sellega liiklusummikus. Ja tundub, et BMW kuulas. Ja ta on loonud auto, millega minna igapäeva liiklusesse. Ja kui sul tuleb mingi jors kõrvale midagi tõmbama ja vaatab, et ilus 520, sa ei pea midagi ütlema. Sa lihtsalt vajutad gaasi ja paned terve maailma paika. Sest tundub, et kui sa sellel autol gaasi põhja vajutad, siis ei liigu mitte see auto, vaid see auto liigutab maailma oma rataste all. Oma Audi sõpradele ma ütlen, mitte kunagi ärge sõitke selle autoga, sest see on see päev, millal Audi lakkab teie jaoks olemast. Lõpetuseks ütleks, et tegemist on äärmiselt ilusa autoga ja kui te tõesti M5-st unistate, siis igal juhul ostke F80. F10 on midagi sellist, mida sa ostad endale ainult siis, kui ta tõesti on olnud sinu unistuste auto. Sellepärast see auto teeb kõike paremini kui F10.
ta on kiirem, ta on mugavam, ta on lihtsam sõita, tal on nelikvedu. Ta ka kannatab istuda ummikus valgusfoori taga. Ainukene asi, mida ta hästi ei tee, on vägivaldsus. Ja see vägivaldsus tegelikult on ju ainult F10 ju. E60 seda ei ole, E39 seda ka nii väga ei ole. Ja see on ainukene asi, millest ma jääksin puudust tundma, seda vägivaldsust. Aga seda vägivaldsust sa ei kannata iga päev. Ja neid autosid saad kätte täiesti normaalse hinnaga hetkeseisuga. Küll mitte LCI-d, aga pre-LCI-sid on isegi sahkerdades võimalik kätte saada 40 000 euriga. Ja kui te jaksate seda aastamaksu, mis võib jääda sinna 700-800 ringi, siis fucking go for it. Kokkuvõttes ainukene põhjus, miks mina endale seda autot ei osta, ongi raha. See aastamaksud ja kindlustused ja muud sellised asjad. Kuigi tal kasko on odavam kui F10. Aga jah, kuni järgmise laivini või videoni. Tšau!